kas sellise sombusilmaga on üldse kuidagi võimalik päikeseenergiast elektrienergiat toota? Natukene. No me oleme igal juhul tulnud siia Paldiski päikeseelektrijaama, et välja uurida. Tere, mina olen Clyde ja tere tulemast Klibulo päikeseparki. Klibulo päikesepark on Enefit Greenile kuuluv päikesepark, mis on 4,2 megavatti võimsuse suurune. Selle pargiga annab ära toita umbes 1000 majapidamist, natuke vähem võib-olla. Kuidas siis sellise sombusilmaga on, et kas üldse saab päikeseenergiat kuidagi ära rakendada? Saab ikka. Nagu te näete, siis tegelikult päike täiesti olemas, lihtsalt pilve taga. Ja päikesekiirgust ikka maandub meile siia. Et ei ole ju täiesti kottpime. Ja, aga vähem, eks ju? Vähem, kindlasti vähem. Päikeseenergiast elektri tootmise esimene etapp algab siis päikesepaneelidest. Ja päikesepaneelide eesmärk on see, et nemad püüavad kinni selle valguskiirguse, mis siia peale maandub, siis see valguskiirgus neeldub siin, reageerib erinevate elementidega, mis siin sees on, ning selle abil lüüakse siis nendest aatomitest lahti elektronid. Ning elektronide lahtilöömisel tekib elektrivool, ehk siis mis ongi tegelikult elektronide liikumine. Ja see elektrivool siis juhitakse mööda juhet juba edasi. Paneelid ühendatakse kõik tagantpoolt, et eespool siis ei oleks mitte midagi takistavat ees, et saaks ainult päikesekiirgus peale tulla. Ja mis siis eesmärk on? Mõte on selles, et jadamisi on pandud mitu erinevat paneeli, võib-olla 10, võib-olla 20, sõltub süsteemist. Et siin on meil samamoodi, paneelid on kõik jadamisi ühendatud, siis tulevad kaablid kõik siia renni kokku ning omakorda kaablid lõpuks jõuavad inverterisse ja me kutsume neid kaableid stringi kaabliteks. Miks me tegelikult paneele üldse jadamisi paneme? Mõte on selles, et pingeid omavahel liita. Kui meil on üks paneel, võib-olla ühe paneeli pinge on 50 volti näiteks, aga 50 voldiga meile põhimõtteliselt pole midagi peale hakata. Et inverter tahab näiteks 800 volti pinget ja siis meil ongi mitu paneeli on niimoodi jadamisi, pinge kõik järjest kasvab, tuleb lõpuks siin 800 volti inverterisse kokku. Ning seda me saame juba edasi muundada. Inverteri eesmärk on muundada alalisvoolu vahelduvvooluks. Alalisvool on see vool, kus on siis elektronide liikumine ühesuunaline ning seda me saamegi päikesepaneelist, kui siis me lööme aatomitest elektrone lahti. Vahelduvvool on jällegi see elektrivool, mida me saame kasutada oma igapäeva majapidamistoodete tarbimisel. Näiteks pesumasinad, külmkapid, sellised tooted. Aga alalisvoolu me saame kasutada näiteks ainult akude laadimiseks. Siin on meil nüüd meie inverter, mis siis muundab alalisvool vahelduvvooluks ja siin on liitumiskilp. Ja liitumiskilp on siis meie nii-öelda ühenduspunkt kogu elektrivõrguga. Ehk siis meie toodetud elektrienergia läheb liitumiskilpi. Liitumiskilp on Elektrilevi oma ja Elektrilevi siis loeb omakorda, kui palju me oleme elektrit tootnud. Ja see elekter juba läheb edasi alajaama, kus ta läheb edasi suurde võrku. Oota, aga kas see putka, see on siis WC? Ei, see ei ole kindlasti mitte WC. Et tegemist on alajaamaga ja alajaama eesmärk on muuta madalpinge kas siis kesk- või kõrgpingeks. Et antud alajaamas me muundame 0,4 kilovoldise pinge 20 kilovoldiseks pingeks. Ja selle eesmärk on siis vähendada energiakadu, kui me transpordime elektrienergiat tarbijateni. Siin ei olegi siis nagu mingit mehaanilist energiat, et midagi hakkab nagu ringi käima või kuidas siin on? Just täpselt nii, et päikesepargis puuduvad täielikult liikuvad osad. Ja siis kui me näiteks tuulikus näeme, kuidas tuul ajab turbiini ringi käima, mis ajab omakorda generaatori käima, kus siis tekib vahelduvvool, siis päikesepargis ei ole mitte ühtegi liikuvat osa. Ehk siis siin me muundamegi kogu päikesekiirguse ilma liikuvat osadeta elektrienergiaks. Ehk siin muutub otse valgusenergia elektrienergiaks? Just nii. See päikesepaneel, kas ta saab siis nagu ühel päeval otsa lihtsalt? Ta nüüd päris otsa ei saa, aga lihtsalt ta muutub ebaefektiivsemaks läbi aja. Et meie pargid on ehitatud eeldusega, et nad kestavad umbes 25-30 aastat. Peale mida teoreetiliselt on ka paneelid täiesti kasutuskõlblikud, lihtsalt nende efektiivsus on vähenenud kuskil 15-20%. Mis selle pargi võimsus on? Selle pargi võimsus on 4,2 megavatti. Ja kui palju sellest nagu tarbijaid saab? Umbes 900-800 tarbijat saab just ainult selle päikesepargiga ära toita. See oli lühike ülevaade sellest, kuidas päikeseenergiast on võimalik elektrienergiat toota. Aitäh Enefit Green, aitäh Clyde ja kui teil küsimusi ei ole, siis tõmbame juhtme välja.